Mul käesti siis pisut rääkida tuleviku tehnoloogiatest ja mis saunas toimuvad. Sauna traditsioon. Eesti aladel on seda sauna aastaid tehtud, aastatuhandeid. Vahepeal on see saun suhteliselt kummaliseks läinud, hirmsaks, kõrvetavaks. Vanasti oli suitsusaun ja mõnus mahe. Ja siis meie oleme üritanud hakata siis seda asja parandama. Enamus sellest asjast sai alguse sellest, kui Andrus Vare sai omale päranduseks vanaisa vana suitsusauna ja siis ostis omale Tallinnasse maja ja tegi sinna ka sauna sisse. Hirmus halb saun oli. Ja siis me kahekesi üritasime tükk aega seda päris normaalseks saada. Mõlemad oleme soojusenergeetiku taustaga ja siis palju katseid. Mõned läksid väga metsa, aga lõpuks õnnestus siuke asi, et peaaegu et nagu suitsusauna moodi asi tuli välja. Ilma suitsuta. Aga me oleme üritanud seda sauna siis natukese mahetamaks saada, nii et naised lapsed ka käima hakkavad. Ja see on kuidagi meil isegi õnnestunud. Kunagi päris algusajal juhtus isegi niimoodi, üks onkel, kes oli suhteliselt tõreda häälega, helistas meile ja ütles, et mul on hirmus probleem. Ja uurisime, et mis probleem on. Mul ei tule naine enam saunast välja. Saime päris heaks sauna järelikult. Nii. Aga mis see probleem siis on olnud see, et tavalises saunas on üleval pea kohal päris kuum. Me tegime päris palju mõõtmisi ja kui sa oled pannud omale näiteks saun 90 kraadi, siis sul kuskil siin pea läheduses võib 90 olla, siin lae all võib olla 140. Aga samas karpad on, ma ei tea, 27 kraadi juures. Päris korralik stress kehale. Ja eriti, kui sa nüüd leili viskad, siis sa saad selle kõrge temperatuuri koos leilijauru vastu kukalt. Ja selleks, siin ongi enam vähem siuke pea, see on küll ingliskeelse lehe pealt, et sauna sensor tegelikult temperatuuri andur, jalad. Ja siis ongi keha arvab, et hirmus paha, pea on kuumas, jalad külmas, hakkame siis külma verd pähe pumpame, et jumala pärast ära ei sureks. Ja siis istud rahulikult lava peal, enda arvates rahulikult, aga süda teeb sükest tööd, nagu sa jookseksid maratoni. Pärast tuled saunast välja, oled rank väsinud, arvad, et küll ma nüüd lõõgastusin, tegelikult sa oledki väsinud. Ja mis meil siin on nüüd? Teine asi on see, et hingata pole eriti saunades meil midagi olnud. Siis päris palju mõõtmisi sai tehtud kuskil 100 saunas. Kui soovitatav, me ütleme niimoodi, et väljas õues on meil CO, ppm 400 umbes. Tubases õus 500, 600, 900 juures hakkad niimoodi vaikselt uimaseks muutuma. Siis me võtsime saunades, kus peaks olema väga tervislik ja tore ja mõnus olla, umbes 2000. Ja siis on jälle see inimene tuleb heliruumist välja, saab esimese sõõmu värsket õhku, ütleb, kui hea saun oli. Tegelikult sa pääsesid lihtsalt sealt gaasikambrist välja ja said esimese sõõmu hapnikku. Selle õhuga heliruumis on veel teine asi, üks asi, et värsket õhku, meil on väga halb ventilatsioon olnud saunades, aga siis kui rääkisin ennem, et üleval pea kohal on kuskil võib-olla 140, siis see õhk muutub hõredaks, pehmelt öeldes, nagu kõrgmäestikus. Ja kui sa nüüd lööd selle õhu meie ventilaatoriga ringi, siis hakatakse alt seda tihedamat kraami üles lükkama ja sa saad ikkagi hingata lõpuks midagi. Sest muidu on see, et sa oled seal lava peal, kergelt kägaras,
üritad altpoolt tahmida õhku endale ja vaikselt kõnged. Nii. Aga kui me nüüd kasutame seda saunumi tehnoloogiat, siis me lükkame nii selle temperatuuri ühtluseks kui ka siis selle alla surutud värskema õhu üles uuesti tagasi. Jääd ellu. Nii. Mis meil siin on? Nüüd jookseb see graafik. Ja nüüd on näha, kui on nüüd ventilaator tööle pandud õhutsirkulatsioon saunas, siis kuidas temperatuurid ütlustavad tegelikult. Täitsa samaks ei lähe, aga on oluliselt mugavam juba olla. Energiatõhusus, see on nüüd siis meil uued rohelised teemad. Enamus keriseid juhitakse niimoodi, et panen kerise kütte ja siis umbes täpselt ma tean, et võib-olla umbes selle all saab saun soojaks. Siis meil oleme nüüd päris palju teinud mõõtmisi ja kirjutanud kokku algoritme nii, et me saame öelda oma kerisele, et ma tahan näiteks laupäeva õhtul kell 8, et saun oleks valmis. Siis tema on teinud oma mõõtmised, õppinud selle sinu sauna pealt ära, et täpselt nii kaua aega läheb mul aega, et see saun valmis saaks. Ja hakkab õigel ajal kütma. Ja sul ongi see saun selleks näiteks laupäeva õhtul kell 6 valmis. Mitte see, et sa nuputad niimoodi, paned igaks juhuks kell 3 sauna kütte ja siis loodad, et kell 6 on saun valmis. Tegelikult ta oskab väga täpselt sauna kütte ja ei raiska seda vahepeal aega, et võib-olla oli sul juba tunni pooleteisega saun valmis, aga sina kütsid 3 tundi vahepeal igaks juhuks. Nii, mis meil siin? Autoleil. Siis oleme nuputanud juurde siis sellise seadmega autoleil, mis hoiab ise siis õhuniiskust saunas. Hulk aega leiutasime andureid, mis peaks sellele temperatuurile ja niiskuse seal niimoodi vastu ja oleks mõistliku hinnaga ka. Aga praeguseks on siis nii, et sa saad ette anda leiliruumi niiskuse ja siis, kui temperatuur hakkab enam-vähem saavutama seda, mida sul tarvis on, siis hakkab automaatselt see seade leili viskama ja hoiab, näiteks tahtsid 40% õhuniiskust, siis ta seda hoiab. Tahad muidugi rohkem, võid nupust juurde ka vajutada. Aga see on nüüd avalike saunade poole peal on just siuke, et kuhu sa ei taha, et inimesed ise liiga palju näpiksid, siis paned niiskuse paika ja seda seal hoiab ja on hea mõnus leil. Selle osa ma pole vist rääkisin tegelikult juba ette ära, kuidas saab ajastada ja erinevaid saunaprogramme tekitada. Niimoodi, et sa ei pea ise seal pidevalt kõrval jälgima ja vaatama, mis ja millal toimub. Ette programmeeritud saunatüübid, meil on kontrolleris, on võimalus programmeerida näiteks 3 tüüpi, valid temperatuuri, valid siis selle õhusirkulatsiooni kiiruse. Kui on autoleil ka ühendatud, siis paned paika oma niiskuse ja näiteks leiliviskase intervalli ja selle järgi ta siis hakkab tööle. Üks sel tegi sellised väga huvitavad toredad programmid, naiste saun, meeste saun ja segasaun näiteks. Et ise võid oma saunale nime anda, mida sa tahad saada.
nii, ja siis on päris palju on nüüd hooneautomaatika inimesi tahtnud, et me tahame seda oma süsteemist näha, et mida ta sauna teeb või anda siis saunale tööloa, siis me läksime selle peale, et kirjutasime sinna Moodbus DCP protokolli süsteemi ja seda saab siis ühendada targamaja süsteemidega. Moodbusil on kõikvõimalikke adaptereid kõikvõimalike erinevate buss-süsteemide jaoks. Ja siin on üks näide, sauna temperatuur, saun töötab, saun on sees, saun väljas. See oli vist KNX süsteemide, saatsid sellise pildi mulle, mis nad tegid meie omast. Ja tekitame järjest rohkem igasugu andureid juurde, praegust on arendamisel ka CO2 andur, et tunneks ära selle, kui palju on nüüd õhku tarbitud ja vastavalt sellele siis näiteks värsket õhku peale anda. Sest muidu on niimoodi, et tavalise sundventilatsiooniga või omajõulisega siis on pidev vent. Tähendab seda, et sa ventileerid kogu aeg üles köetud kraami välja, isegi kütmise ajal. Aga sul inimesi sees ei ole, sul ei ole vaja tegelikult seda ventileerida, seal raiskad lihtsalt elektrit. Ja nüüd anduri järgi ja tuvastatakse ära, palju sul rahvast on, palju on siis CO2 tase. Ja vastavalt sellele siis hakkab ventilatsiooni kas intensiivistama või lülitab üldse välja. Kedagi ei ole, järelikult ei ole vaja seda sooja õhku sealt välja ka ventileerida. Elektrit kulub ka kohe vähem. Ja siis me korjame kõikvõimalike andurite infot ja kontrollerite tööinfot ka omale serveris ja vastavalt sellele, kuidas siis nüüd saunad on käitunud, me saame sealt, ütleme seda big datat ja sellega parandame pidevalt oma kütmisalgoritme. Siis siin on virtuaalne ukseandur kirjutatud. See on selline tore asi, et enamasti inimesed kipuvad olema laisad ja ei taha seda päris ukseandurit panna, aga see peaks olema, siis kui sa vähemasti mobiiliäpist saad midagi teha, et sind ennast kohal ei ole. Jumal teab, kas on uks lahti või kinni tegelikult. Siis isegi kui nad selle ukseanduri ära sildavad, siis on meil seal väikene algoritmikine, mis kontrollib, kui kiiresti leiliruum üles köetakse. Kui ikka õige ajaga üles ei tõuse või temperatuur piisavalt kiiresti, siis on järelikult uks lahti ja lülitatakse tagant ära kõik. Et turvasüsteemid eksisteerivad. Nii, mis meil siit? Jah. See on tore hüüdlause. Et üritame siis oma kaasaegsete süsteemidega sama mugavat tulemust saada, nagu vanasti mõnusas suitsusaunas oli, ilma selleta, et sa peaksid seal ise hirmsasti askendama. Aga suurt tarkust juurde lisada ei ole praegu.